Mähkmed Hagis esitleb Emmede klubi TV koostöös pereportaaliga perekool.ee. Lapse saamine on suur muutus nii emale kui isale. Muutus ei tee läbi mitte ainult keha, vaid ka psüühiliselt muutub palju. See on ju väga-väga suur muutus meie elus. Tere, Marje! Tahaks sinuga rääkida sünnitusjärgsest emotsionaalsusest. Hästi palju räägitakse, et raseduse ajal naisel hormoonid möllavad ja et peale sünnitust, kuidas siis olukord on? Kas siis on ka emotsionaalse virvarr, kas see on normaalne, millest see tuleb? Mis sa oskad rääkida selle kohta? Inimesed on väga erinevad ja naised on väga erinevad. Rasedused on väga erinevalt kulgenud ja erinevates oludes. Kindlasti on pärast sünnitust paras virvarr. Sellepärast, et esiteks sünnitus on üks elu suurimaid sündmusi, nii lapsele kui emale. Isale ka muidugi, tervele perele. Et tegelikult ju kogu elu muutub teiseks. Et see on üks elu murdekohti. Nii et virvarr pärast sünnitust on igal moel. Millal siis murelikuks muutuda? Öeldakse, et uuringud näitavad, et sünnitusjärgne depressioon kõige enam saab alguse kuskil 2.–3. kuul peale sünnitust. Mitte üldse vahetult, eks ole? Mitte üldse jah, niivõrd vahetult, aga jälle see on väga erinev. On ka teatud olukordi, kus vahetult peale sünnitust on põhjust murelikuks muutuda, aga neid on suhteliselt harva. Emal on probleeme unega nagunii, sellepärast, et vastsündinu magab paari tunni kaupa, ärkab võib-olla sageli. Mõni laps magab väga korralikult, teine vähem. Ja ema reageerib väga tundlikult igale lapse häälitsusele. See tähendab seda, et sellist korralikku ööund ei ole võib-olla mitu kuud. See on hästi oluline. Kurnatab korralikult ära. Lihtsalt kurnab naise ära. Mitte üksi naise, vaid mehe ka ja mõnikord terve pere, sellepärast, et kõik on ärkvel, eks ole. Mõnikord on naine üksinda peale sünnitust. Selles mõttes üksinda, et tal ei ole kaaslast. Tal ei ole kedagi, kes ta kõrval on ja aitab sel hetkel, kui see üleväsimus tuleb. Sellisel juhul võiksid olla sõbrad need, kes märkavad küsida, et kuidas sul läheb ja anda vahel puhkust, et ema saaks kas või mõnel ööl magada pisut rohkem. Need ongi need peamised ärevuse tundemärgid, et naine tunneb, et ta ei tule enam toime. Ta ei tule toime, tal on selline tunne, et ta ei tule toime lapse toitmisega, tema eest hoolitsemisega, kodu korrastamisega, kõigi nende miljoni pisiasjaga, mis pärast sünnitust korraldada vaja on. Sageli sel hetkel, kui naine juba taipab, et nüüd on kõik, nüüd ma pean küsima kellegi käest nõu või abi, siis sellest teadvustamise hetkest hakkab ka iseenesest tervenemine, sest see on see hetk, kus naine julgeb juba kodust välja tulla ja tunnistada, et jah, inimesed, ma olen hädas. Kuhu siis võiks pöörduda sellisel juhul, kui naine tunneb, et ta on väga väsinud peale sünnitust ja meeleolu on väga langenud, nutuhood tabavad üksteise otsa ja on selline tunne, nagu terve maailm oleks korraga temast ära pööranud ja midagi ei jõua enam, siis üks võimalus on kõigepealt pöörduda lähedaste poole. Me nimetame seda nõustajad tugivõrgustiku otsimiseks või ressursi otsimiseks. Et kindlasti on neid inimesi, kes hea meelega tuleksid ja oleksid abiks. Aga tihti ei juleta lihtsalt küsida, arvatakse, et peab ise hakkama saama või ei osatagi kujutada ette, et kes siis võiks aidata või... Jaa, sageli ei julgeta tunnistada ei oma kaaslasele ehk siis mehele, abikaasale ega ka oma emale näiteks, et... Kuidas ma ei saa siis ise hakkama, eks ole? Et ma saan ju kõigega hakkama, kasvatan oma 5 last ja kuidas see vanasõna oligi saare naiste kohta. Et see tundub kuidagi nii raske.
et esimene asi, kui naine nõustamisele jõuab, siis me kõigepealt otsimegi tema tugivõrgustikku, otsime seda sisemist ressurssi, kes võiks tulla appi, kes või mis võiks aidata. Sest see esimene asi ongi, et esiteks inimene peab saama välja puhata, ta peab saama ennast välja magada, kas või paar ööd. Et siis ta suudab jälle hakata. Mõte töötab selgemini. Et siis on võimalik jälle aru saada, et mis nagu toimub ja kui korraks see stopp on olnud. Ja teine asi, mis sellisel puhul aitab, on see nõndanimetatud oma aeg. Et vahel on emadel selline tunne, et nad ei saa enam duši all ka käia. Ilma, et tean väga hästi. Eks ole. Et see tundub nii keeruline leida see 10 minutit iseendaga olemiseks, et seda justkui ei olegi üldse võimalik enam. Ja kui naine saab uuesti selle isikliku aja tagasi, kas või selle 10 minutit, 10 minutit ka ilma titata, 10 minutit õue, 10 minutit kuskile korraks jalutama. Isad võiks vahest jalutama minna, kas või laste. Ja paljud isad hea meelega teevadki seda, aga see, et tema saaks korraks rahulikult sisse-välja hingata ja iseendaga olla. Igal inimesel on vaja iseendaga pisut aega, et oleks jälle patareid laetud, eks ole. Vahel pöörduvad naised ka perearsti poole, nad lähevad ja räägivad, tavaliselt minnakse mõne teise põhjusega. Mõnikord ju tulevad mingid tervisehädad. Pea näiteks valud. Ja sagedased peavalud või mida iganes ja jõutakse siis koos selleni, et tegelikult on võib-olla põhjused emotsionaalset laadi, et tasuks selle emotsionaalse poolega hoopis tegeleda. No kuhu siis võiks pöörduda? Kes siis veel peale perearsti tuleks või kuhu nad saadavad edasi? Meil on 5. aastat Eestis raseduskriisi nõustamise süsteem. Pea igas sünnitusmajas on meie raseduskriisi nõustajad. Et me käime kriisiväljakutsetel ja ka suuremates sünnitusmajades on ambulatoorne vastuvõtt, kuhu naised saavad pöörduda. Meil on tasuta nõustamistelefon, kuhu üsna paljud inimesed helistavadki. See on 800 2008 ja helistamine siin on tasuta. Hommikul 9 kuni õhtul kella 9-ni. Paljud naised kasutavad seda võimalust ja siis omakorda saab jälle kokku leppida kas on vaja silmast silma kohtuda. Võib-olla vahel on isegi emadel endal raske jätta seda last kuskil, et võib-olla mees olekski nõus võtma, aga ei oska kuidagi lahti lasta, et seda ei ole ka alati lihtne. Ei ole, sul on täiesti õigus, et tegelikult vahel ongi nii, et ka ema ise ei suuda lapsest eemalduda mitte natukesekski, sellepärast, et ta tundub, et see on maailma lõpp, kui ta läheb pisut kaugemale. Et selge see, et vastsündinud imik vajab ema väga ja ema läheduses olemist. Nad ongi ka füüsiliselt enamus aega siis veel. Aga see hetk endale on ka siis võimalik leida. Aga suur aitäh sulle, Maria, et minu meelest oli äärmiselt meeldiv sinuga vestelda ja ma usun, et kõikidel beebiemadel on sellest väga palju abi ja et nad saavad aru, et see kõik ongi normaalne ja et ei pea kuidagi halvasti tundma selle pärast. Ja aitäh kutsumast, et naistele ka ütlen, et hoidke ennast ja tulge julgelt nõustamisele, kui te tunnete, et on vaja kellegiga veel jagada oma muret või ka rõõme, miks mitte. Värsketele lapsevanematele tahaks mõelda, et pange ka üksteist lisaks beebile tähele. Kuulake teise poole rõõme, muresid, hirme. Olge üksteisele toeks, sest et koos on palju lihtsam ja mis peamine, ka palju toredam. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga. Et tal ja sul algas kõik armastusest.